USA ja Iraan näivad taas olevat lähedal kokkuleppele, et lõpetada sõda ja avada Hormuzi väin. Kuigi oleme varemgi samas olukorras olnud, ütlevad USA ja Pakistani vahendajad, et raskesti saavutatav vastastikuse mõistmise memorandum allkirjastatakse tõenäoliselt pühapäeval, samal päeval kui USA presidendi Trumpi 80. sünnipäev. See on väga tugev vastastikuse mõistmise memorandum. See on veidi kontseptuaalne, kuid see on midagi, mis viiakse lõpule. Ja kui see mingil põhjusel siiski ei teostu, mida ma ei suuda ette kujutada, siis nemad tahavad seda allkirjastada sama palju või isegi rohkem kui mina. Ma ütleksin, et nemad tahavad seda allkirjastada rohkem, võib-olla palju rohkem. Aga see on väga üksikasjalik vastastikuse mõistmise memorandum. Pakistani peaminister ütles, et Islamabad valmistub elektrooniliseks allkirjastamiseks USA asepresidendi J.D. Vance'i ja Iraani parlamendi spiikri Mohammad Bakir Kalibafi kaugosalusel. Vaatamata näilisele positiivsele edenemisele viitavad pooled lepingus erinevatele ja sageli vastandlikele punktidele. Kuures Iraan annab märku, et allkirjastamine ei pruugi pühapäeval toimuda, öeldes, et nad alles vaatavad lepingut üle. Katari läbirääkijad on Teheranis lootuses leping lõplikult vormistada, rõhutades Iraani muresid, mis tuleb enne vastastikuse mõistmise memorandumi lõplikku sõlmimist lahendada. Väidetavalt on poolte vahel 4 peamist lahendamata küsimust, sealhulgas Iraani tuumaprogramm. USA väidab, et Iraani tuumaprogramm demonteeritakse ning tuumamaterjalid hävitatakse, eemaldatakse või viiakse ära. Iraan väidab, et tuumaküsimust, sealhulgas Iraani kõrgelt rikastatud uraani, arutatakse esimese faasi 60-päevase perioodi jooksul ainult siis, kui USA tühistab sanktsioonid. Teine küsimus on Hormuzi väin. USA väidab, et väin avatakse täielikult ning Iraanil ei lubata kehtestada transiiditasusid. Iraan ütleb, et väin jääb nende haldusse ning nad koguvad teenustasusid, kuid mitte transiiditasusid. Mis puudutab külmutatud Iraani varasid, siis Washington ütleb, et ühtegi vahendit ei vabastata enne, kui Iraan täidab täielikult oma kohustused. Samal ajal väidab Iraan, et miljardite dollarite vabastamine on kokkuleppe lahutamatu osa. Samuti piirangute kaotamine nafta müügile. Mis puudutab relvarahu laiendamist Liibanoni, siis Iraan ütleb, et Iisraeli rünnakud peavad kogu Liibanonist lõppema. Samas kui USA vahendatud relvarahu ei ole Iisraeli rünnakuid peatanud. Samal ajal mobiliseerisid režiimi kõvaliinlased oma toetajad, et rünnata Iraani valitsuse juhtkonda USA-ga kokkuleppe saavutamise pärast. Rünnates eriti Teherani pealäbirääkijaid. Kuigi see kriitika tundub kummaline, sest Iraani julgeoleku kõva käe pooldajad oleksid pidanud sellise kokkuleppe kõigepealt ise heaks kiitma, võib see olla eelmäng tulevastele pingetele selle kokkuleppe ümber, olenemata sellest, kas see täna allkirjastatakse või mitte.